Kooliealine laps tahab ise oma rahaasju targalt korraldada. Seepärast on hea lapsele teha tema esimene pangakaart. Väga oluline on selgitada, kuidas pangakaarti turvaliselt ja läbimõeldult kasutada. Taskuraha saate kanda püsikorraldusega lapse kontole ja kaardipäeva ning kuulimiidid annavad lapsele hea võimaluse ise õppida, kuidas oma raha planeerida. Parim abivahend selle oskuse arendamiseks on näiteks nädala eelarve koostamine. Ei maksa unustada, et vanematele endastmõistetavana tunduv kaardimakse ei pruugi värskele kaardiomanikule sugugi nii lihtne olla. Hea on lapse esimeste ostude kõrval abiks olla. Eriti oluline on selgitada põhilisi turvanõudeid. Esiteks tuleb oma kaardi PIN-kood meelde jätta ja seda ei tohi kuhugi üles kirjutada. Teiseks ei tohi võõrastele oma PIN-koodi öelda. Ja kolmandaks tuleb jälgida, et PIN-koodi sisestamisel keegi teine seda ei näeks. SEB ISIC õpilase pangakaardis on ka puutevaba kiip, mida saab kasutada näiteks ühistranspordis, kooli sööklas, raamatukogus või koolis printimisel, kui see võimalus on neis kohtades loodud. Kuna ISIC kaart on lapse õpilase staatust tõendav dokument, on oluline seda ka väga hoolega hoida. Ja viimaseks annab ISIC õpilase kaart väga paljude teenuste ja ostude pealt soodustust. Seega on hea lapsele meelde tuletada, et ta maksmisel alati ka soodustust küsiks.